pilt räägib rohkem kui 1000 sõna, aga vaatame siis nüüd, kuidas pilt ja sõna koos mõjuma hakkavad. Siit ta tuleb. Kui sul vaja pildile on saada silmatera, siis kohale kutsu Jarek Jõepera. Daamid ja härrad, palume lavale Jarek Jõepera, fotograaf, matkajuht ja looduse mõtestaja. Palun, Jarek. Aitäh. Nii, siin on Öördi raba ja 240 miljonit pikselit ja üks merikotkas. Vaadake, kas leiate ülesse. Aga loodus on üks väga vägev asi ja nii ägedad ettekanded on olnud siin ja võib-olla natuke sellist, et miks meid nii hullult puudutab see, kui kuskil midagi muutub, kas mets võetakse maha või märjutatakse midagi sellist, et kui palju meil praegu maailmas üldse on kindlaid asju. Elud lähevad katki, inimesed kolivad, vahetavad töökohti, piiri taga tegutseb mingi hull. Et neid asju on ülivähe, kui enda peas lasta, millest üldse kinni hoida. Ja võib-olla sama kodumets ongi kellegi jaoks see viimane, see nii-öelda metallposs seal betooni sees. Ja äkki nüüd ühel hetkel on seal midagi muutunud ja siis sul võib jalg kõikuma. Et päris keeruline lugu. Aga jaa, siin on nüüd, näete Sooma rabasi. Ja Öördi on siin all ja siin ma siis käisin visuaalselt alt üles umbes 9, aga see on ainult see lageraba ja need on siis minu käigud ja kokku need oli 70 kilomeetrit, mis ma olen käinud selle aasta juunikuust kuni nüüd 2 nädalat tagasi oli viimati. Ja esimene koht siis, et missugune see siit välja näeb, see Öördi raba. Öördi järv on siin lähedal. On drooniga tehtud sinna nii-öelda ida suunas. Ja Öördi järv ise on hästi sarnane, ma ei tea, Loosalu järv, aga ta on ikkagi selline kõrgete kallastega. Kui seal käid, siis alati on võimalik kuskil auku kukkuda jalgupidi. Ja ongi selline kõrgete kallastega, võib-olla ma seda iseloomustaks kõige rohkem. Ja siin mõned kiired pildid raba pealt ja võib-olla ma isegi natuke tsiteeriks Alar Kivilo, üks Hollywoodi taustaga Eesti operaator ja üks hästi kuldne mõte temalt, et ta käib hästi paljudes eri riikides filmimas ja tema jaoks on alati ülioluline, et pildile tabada, et mis on selle maa hing. Ja kui ma nüüd natuke suuremaks tõmban, et mis on siis Öördi hing, et kui ma rabades käin, ma käin hästi palju, et mis Öördit iseloomustaks. Ja ma püüan nagu seda pildile saada teile ausalt näidata ja mulle hästi meeldib see, et RMK kutsus mind esinema, aga mitte keegi, mitte kuskil ka poole vihjamisi pole öelnud, et mida ma peaks näitama, mida ei tohi näidata. Et tõesti, ausõna. Aga Öördi et siin ei ole palju laukaid, siin on hästi palju sellist siledat maad, kui me räägime nüüd sellest kõrgraba osast. Ja ei ole ka väga palju mände, mille taha peitu minna, et siin on juba siirdus osa täitsa selle kraavitatud osa ääres seal vasakul. Aga muidu ta selline välja näeb, see on võib-olla kõige ausam pilt, et laugastik on pärast näha. Noh, kes leiab Soorätsu, see oli minu kõige ägedam kohtumine all vasakul, võin vihja öelda. Et kes nägi, see nägi. Et siin on ta üleval, et tõesti nagu nii äged lindu näha soo peal, mitte kuskil seal Hindaste kandis Uudismaal, kus ma ta varem olen näinud, hästi äge lind. Aga hea saared ja need Öördi saared, nii, tuleb siin täpp ka. Aga siit sulab nüüd üle. Siin on nüüd nii-öelda nii kõrgusmudel, et te näete, et need saared, mis tavaliselt justkui on kas mineraalmaa või kui ma võtan Alutagus või Kõrvemaa, siis Öördis on vastupidi, sest tegelikult enamus nendest on soonekohad. Et kui sinna kohale lähed, siis need saared ei olegi saared, aga nad on rohkem nagu augud, mille all siis midagi kuskil voolab. Nüüd oleme siis selle ühe esimese nii-öelda saare peal või sooniku alguse peal. Lähme sisse, et päris algus on selline mets, aga kui palju see välja tuleb, et ta ikka kaldub vasakule ja pilliroogu leiab sealt. Lähed keset raba ja jälle on pilliroog ja kui sa seal vaikselt oled, kogu aeg midagi tilgub, midagi tiksub kuskil, midagi, no ongi, et kogu aeg toimub mingi vee liikumine ja see on see sama nii-öelda saarsoonik nii-öelda liikumisega põhja poole. Läheb päris laiaks. Nüüd oleme teise koha peal ja tegelikult ka sealt saab alguse nii-öelda soone koht.
ja siin see hästi põnev osa on see vasakpoolne, see rõngas, natuke atolli moodi. Ja hästi huvitav, et kõige selle vedelam koht oli selle sama atolli justkui seal nii-öelda keskel või paremal pool. Ja sealt hakkab see soon, mis lõpuks jookseb sinna kuivenduskraavidesse välja, kus on nüüd paisud ees. Ja sisse minnes nägi ta välja selline, et hästi ägedad männid, kohe igal juhul tekkis mingi rada, eks seal on neid kõndijad, 4-jalgseid ja 2-jalgseid, aga igal juhul ka see koht oli allpool ja tohutult kõrged sookailud. See oli niimoodi, et sookailud olid sul puusadeni, et seal võiks viikingite õlut hakata pruulima. See oli hästi tüma koht, üliilus koht ja tundus, et lähen sinna pildistama, 2 sammu sinna astusin, siis panin jälle üle põlve panin sisse. Et seal said jalad märjaks, et mõni koht oli, kus ma kummikutega käisin. Ja see on nüüd selle nii-öelda atolli sees, ma olen seal ääres, ka hästi vedel kõik. Hästi vedel, selle atolli ääreala, aga nii kui natuke sealt sisse lähed sookailudest eemale, siis sees oli palju kindlam. See oli minu jaoks hästi hämmastav, et isegi kaugelt vaatasin selline heinasoo, et paganna, seal saab tüma olema ja keeruline, aga ometi seal keskel oli palju kindlam maa kui seal äärtes. Nii, nüüd liigume veel põhja poole. Ja siin oli hästi suur kõrguste vahe kohe. Näete seal vasakul ääres, kuidas, ma ei tea, ma nimetan rabarinnakuks mõlemale poole jooksis ülesse. Ja mis oli veel öördi omapära, päris palju leidsin mände, mille tüve läbimõõt oli kuidagi ebanormaalselt jäme. Et ma ei oska öelda miks või kuidas või ma ei ole sellist asja enne märganud. Ja siin jälle lihtsalt hundinuiad kasvavad äkki selle sama soone nii-öelda alguses. Selline nägi seest välja, hästi võluv oli see kõik kõikus tuules. Ja mis oli hästi huvitav, see koht siin, need on vaevakased ja mina ei ole Eestis kuskil enne näinud sellist asja nagu pigem kuskil tundra pool või meist põhja pool. Et sul vaevakased on niimoodi põlvini ja neid on palju, et sa pead sealt ennast läbi nagu sumama. Ja siis jälle kuskil on veeaugud. Et see oli ka, see vaevakaskede osa oli ka hästi vesine. Ja nüüd ma liigun nii-öelda sinna lääne poole ja seal ometi läks kuivemaks, aga läks palju värvilisemaks. Et seal oli palju kõvem maa. Ja nüüd ma olen siis selle soone peal, kus me läksime esimene kord Mihkliga, Mihkeljärveoga. Esimene kord me läksime temaga üle öördi, et RMK jaoks pildistasime 8 kohas 360 panoraami ümber enda, et Mihkel aitas statiivid assida ja läätse eest kihulasi ära ajada päriselt, need oli lihtsalt nii palju. Et sa ei muretsenud enda pärast, aga lihtsalt, et läätse ette ei olnud võimalik piltida, sest kihulasi oli nii palju kaameras. Just, ja see oli selline mõnus tüma koht, see soone koht. Tahtsin liiga palju pilte panna ja üldse aega. Siin oli sellised mõnusaid orhideesi meil juba. Ja neid oli rohkem raba ääres, aga just selline vesine. Hästi vedel koht oli, aga õnneks me olime selle soone suhteliselt nagu alguses, et pärast ta läheb laiemaks, et siin on mõned droonipildid ka. Ja meie kui ekskrementide spetsialistid sonkisime, mina jäin lõpuks, et ma pakun jälle ikka karu, et see oli kuuseokkaid oli täis ja need jalajäljed, mis ära läksid, need olid metsja kohta liiga suured, et nad olid ikkagi sellised nagu ümmargused, nii et fantaseerime, mõtleme, et oli karu. Nüüd jõuame juba rabaäärde välja, see, mis me eile ka ettekandes kuulsime, see Öördiraba tagune osa, et kus on siis kuivendustööd ja see oli siis, ma sain aru, et see on 2015 aasta, mis seal ääres oli, või oli jah, just näen noogutust. Et see näeb välja nüüd see kinni pandud kuivenduskraav ja see osa, kus puud on surnud, näha on, et kased hakkavad siit mõnusalt tulema, et taimestik tuleb ja metsaalun nägi välja selline, see on ütleme sellest kraavist kuskil no ma ei tea, 50 meetri kaugusel on praegu need pildid. Minu arust näeb hästi äge, kena välja ja ma ei tea, mina selle võib öelda projekti käigus armusin küll nendesse soometsadesse ära, et nii palju oli sellist mõnusat turba sammalt, sellist mõnusat rohelist ja pehmet vaipa oli jalge all. Ja see on siis see Eesti kõige kuulsam koht, kus Aivar Ruukel viib kõik Eestimaa inimesed talvel uisutama. Ja üks retk oli siis ümber selle ala, et ma liigungi sinna nii-öelda selle esimese paisu poole.
ja siit pildilt tuleb ka välja, et ma nii ei ole vaadanud, et kui suur on see kõrguste erinevus, aga see üks kallas oli niimoodi, et ma vaatasin ka, et kui kaugel siis ma näen esimesi elus puid, kas see sookaske või mände. Siis see oli nüüd päris maante poolt hakata tulema nii-öelda siis läänest ida poole. Et selline ta välja nägi. Siin vahepeal tuleb mõni kõikuv koduvideo ka. Vahepeal läks väga maaliliseks. Ma jõudsin panna siia hirmus vähe pilte, oleks tahtnud rohkem, aga aega ei olnud. Ja siin tulid esimesed jõhvikad juba. Ja kõik mulises kostusid. Nagu te aru saate ja kui me esimene kord Mihkliga kohtusime, üldse esimene kord läksime, siis vaatasin, Mihkel tuli autost välja, kummikuid ei olnud, tal olid orienteerumissussid jalas, ma sain aru, okei, et ei ole mõtet. Ja siis no enamus käike olidki ikkagi tossudega. Mõnusalt õõtsus kõik. Et seal vesi lihtsalt kohati oli nii kõrge ja neid kohti, kus need argi vahel ei märg, oli küll ja küll. Et ma ei kujuta ette, et sellist matka minna Kalavinskitega tegema, et see oleks lihtsalt enese piinamine. See oli kõige ilusam koht. Sellised kohad on tavaliselt Kõrvemaal selliste väikeste rabasaarte põhjaservas, kus on hästi vilu ja on kuidagi niiske. Need on täitsa ma võin sinna lihtsalt jäädagi alati. Ilm oli hästi lahe, vahepeal oli päike, siis oli pilves, siis hakkas jälle sadama. Ja mis minu jaoks selle öördi märksõnaga kindlasti oli, et ma arvan, et me oleme hästi õnnelik rahvas, et meie hulgas on elanud selline mees nagu Fred Jüssi. Ma usun, et paljudel rahvastel ei ole sellist õnne ja tema see vaikus kui loodusvara on küll kindlasti selline asi, mis mulle on küll kuidagi niimoodi hinge jäänud ja sealt välja ei tule. Ja kui vaikne oli Öördi raba. Ma käisin umbes 20 aastat tagasi hästi palju Soomaal. Ligunesime seal Aivar Ruukeli juures tünnisaunas ja mäletan seda Soomaast, et tõenäoliselt mingi Peterburi või mingi lennukoridor, et lennukid Peterburist lendasid Euroopasse. Ma mäletan Sooma kohal oli kogu aeg lennukid ja nüüd ei olnud. Üks päev, kui ma käisin, ma ei näinud ühtegi lennukit, viimane päev, kui ma käisin, oli ainult üks lennuk terve päeva peale. Ja mäletan, kunagi oli kogu aeg taevast riipe täis lennukid. Ma ei tea, äkki on subjektiivne tunne või kes seal rohkem käib, ma ei tea, on nii või ei ole. Ja see on nüüd, oleme täitsa selle üleujutusala juba nii-öelda ääres. Ja siin on nüüd droonifoto sellest kohast. Ja sinna minek oli paras selline ettevõtmine, et sa tegelikult liigud ainult nende mätaste peal, mis niimoodi on nagu jonnipunnid. Ja see oli punkt, kus olid kõige lähemad kased, eluskased, et päris lähedal. Ja see oli selline hästi vesine osa. Et need olid esimesed, mis olid seal ellu jäänud ja näete, nii kaugel on siis sellest veeperimeetrist esimene elus mänd, mida ma nägin. Pildisin üles ka, et kõik usuks. Ja siis liikusingi umbes seda sama kaugust. Ma vaatasin, et sellest kraavis sel hetkel olin umbes 300 meetrit, kui oli see esimene nii-öelda mänd. Ja siis liikusin mööda perimeetrit ja see on huvitav, et need kohad, kus mina liikusin nende märgad alade ümber, ka samal kaugusel umbes liikusid loomad, need üksikud loomarajad, mida ma nägin. Põdra kahjustust oli ülivähe, seda peaaegu üldse ei näinud. Ja nüüd ma olengi selle paisu selle läänepoolse otsa peal juba. Ja see on nüüd pais lääne poole. Ja nüüd vaatan ida poole. Et nii palju seda taimestikku on hakanud seal kasvama. Ma saan aru, et see on vist 6 aastat vana, eks ju. Me rääkisime enne. Et see on nüüd 6 aastaga, mis juhtunud, et näete, et männid tulevad. Kaske ka. Et näete, selles kohas olen praegu. Täpselt selles punktis ja nüüd on kraavi sihis. See on ülevalt pilt.
nüüd on maa pealt sama koht. Ja kohe on selja taha ka täpselt 3. Teisele poole on selline. Et kõik mõnusalt kasvab ja seal on väga mõnus ja kõrge männimets seal vasakul, mis seal kasvab. Ja see on nüüd sealt rohkem keskosast, et seal on ikkagi on palju rohkem juba puid peale kasvanud. Ja sealt kohati selline liikumine oli keeruline, ma ei tea, kas selle paisu ehitamise ajal on visatud neid nii-öelda maha võetud puid sinna või need algul kasvasid või jäid sinna kasvama või vaevalt, pigem esimene. Et selline see välja näeb. Ja kui maapinda vaatad, siis selline taimestik seal täpselt ongi, et mõnus värviline lopsakas. Nii, siin ma arvan, et me leidsime hundi ekskremendid. Igatahes loomakarv oli need paksult täis ja piisavalt jämedad, vast mitte rebasamad. See on nüüd sama koht ülevalt. Et nii ilus 2 maailma. Et siit äärest veel mõni pilt. Ja mis need saared siis siin olid, siis ega sealt ka levib kogu aeg. See turbasammal levib nagu laiemaks, aga kohe jõuame sinna tammi siis idapoolsesse otsa. Ja seal oli märg. Kohati see kõik oli nii ilus, et ausalt mul oli natuke piinlik ja natuke kuidagi õudne oli sinna peale räätsedega minna, see kuidagi ära lõhkuda. Aga ilus oli see kõik. Tõesti see kuidagi satureeritud roheline ja see vaikus ja vahepeal ainult kuskil keegi lasi mingist relvast või kahurist või vahepeal arva käisid paugud. Siin on ka näha, et puud, mis on ümber kukkunud, kuidas ikkagi need turbasamblad on juba enda embusesse kõik võtnud ja ubaleht tundis ennast seal hästi nagu mõnusalt, et seda oli päris mitmes kohas, sellised lõpupool tuleb, üks on täitsa väli. No see on ikkagi sammu otsimine, seal mätaste peal kõndimine, aga see oli paras selline akrobaatika, aeroobika, niimoodi käed olid laiali ja ühe korra vist ainult kukkusin sisse, et ei midagi hullu, et nii et praegu me oleme üsna selle paisu lähedal, et mis seal ääre all toimub. Ja see ongi põnev, et kui sa vaatad seda sirget sealt alt ülesse, kus siis otsas on nii-öelda pais, siis ühel pool pigem elusad puud hakkasid sellest kraavi äärest umbes 30 meetri kauguselt, kohe sealt samast kõrvalt. Et 10 pikka sammu või 20 sammu ja juba olid elus puud ja peaaegu kõik elus. Et see sama rabamennik, siin on ka näha, vaata siin on see üks pool, kus kohe hakkab tegelikult elus mets ja teisel pool läheb hästi pikalt laiali. Ja mis oli veel hästi huvitav, ma ei ole varasematel aastatel tajunud seda, ma ei tea, äkki teist ka keegi tundis, et see sügis, just see aeg, kus murakas oli ammu läbi ja muraka lehed juba kollakas pruunid, oli sellist imalat muraka lõhna oli nendes kohtades. Mina ei mäleta, kuigi ma olen ka maniakaalne murakakorja. No see oli kõige keerulisem minek sinna ülesse ja ma tulin täitsa sealt ülevalt vasakult. Tulin nüüd sinna punkti poole. Algus oli sinna vana istutatud mets, põhimõtteliselt 100% põra kahjustusega. Siis oli sangleppa ja ülilopsakas. Teil päris keeruline, lihtsalt ei saa kuskil läbi. Aluspüksid on märjad. No seal oligi džungel. Kõige hullem, et ei näinud midagi, sest see asi oli üle pea. Ja siis vaatad kaardi pealt, et netilevi üldse ei ole, et mul Google'i kaart ei lae enam ära. Mõtled, ma offline kaarti ka alla ei tõmmanud ja kuna ma nägin, et liikumiskiirus oli nii aeglane, mul oli tunne, et ma ei jõua tagasi. Et kas ja kuidas ma üldse nagu jõuan. Et siin tundub ka, et ma tegelikult seisan kuskil mingi juure kaela peal kuskil üleval. Ühe käega hoian ümber puu kinni, üritan aru saada, et kuhu poole liikuda. Ja kõige hullem, et see vesi oli seal selline, seal oli auke nii palju, et sa ei näe ju, kuhu sa astud. Et kohati oligi, et ma tõssin ta seljakoti rihmad hästi lühikeseks, sest seljakott, ma ei tahtnud, et mul tagumikune vesi on ja mul seljakott on muidu drooni ja fototehnikale sees. Et kott hästi üleval ja siis lähedki ja ronid juure kaela peale, vaatad kuskil, et kus ma nüüd edasi liigun.
aga see oli jah, selline pildilt tundub mõnus, aga tegelikult kihulased, sa ei näe, kuhu sa astud, aga seest peale seda tulid üliägedad kohad. Lihtsalt täiesti võlumets minu jaoks. Et ikka on nii, et peale õudust tuleb ikka hea asi tavaliselt. See on elus ikka nii. Parem lõputa õudus või? Ja siis jõudsin raba peale ja siis hakkasin liikuma selle teise ala poole. Ja see üllatus, minu jaoks oli see üks ühel nagu Luhasoo. See Luhasoo, mis järv on seal ääres ka, et kui sinna üritad äärde minna, väga nagu ei saa. Kõik õudsud. Drooniga. Ma ise olen jah seal teisel pool praegu, olin seal siis, õigemini ei, see on teise käigu all ja siis seisan, pildistan seal, ma arvan, olin tund aega seal niimoodi täitsa vaikus, need, kes jahimehed on ka teavad, et sa lased loodusel rahuneda, siis hakkavad asjad juhtuma. Siis seisan seal äkki, kuulen, keegi hüppab vette kuskil kõrval, no päris lähedal, ei näinud, mõtlesin, et huvitav kobras või keegi. Sellelt puud peate võtma DNA ja hakkama kasvatama kaskesi, mis kasvavadki vees. Täitsa pöörane värk. Aga see äär nägi välja kõik selline, et siin liikumine ja üldse nende panoramfotode tegemine, sul statiiv peab olema ühes kohas, sul kaamera on püsti, aga see kõik on nii vedeld ilma räätsedeta liikuda ei saa ja kui sa liigud teisele poole aparaati, siis kogu statiiv vajab viltu, sa alustad jälle uuesti. Ehk see oli tõeliselt nagu mäda koht. Kahjuks on kvaliteet hästi kehva. Mul ei olnud pikka teleobjektiivis kaasas, aga see on nii tore kohtumine. Näe, vaata, kuidas põder kastub üles nagu miks trepist kuskil. Nii, nüüd on äge. Nii põder läks. Nii ja laululuigele ei meeldinud see värk. No igal juhul kodu tuleb kaitsta. Ei, see oli nii tore kohtumine, et kahjuks ta nii on, aga vähemalt. Ja see on ülevalt vaade. Näete siin kohe pildi all, siin näete ühte paisu, mis seda vee välja kinni hoiab. Ja nüüd need pildid on selle kohe paisu juurest, et mis seal on. Ja ega enamus paisi on ikkagi selliseid, kus ma näen, et külgedelt voolab kogu aeg midagi mööda. Aga ma kujutan ette, et kui ei voolaks mööda, siis see pais peaks olema vist veel 10 või 20 korda pikem. Ja see on selle paisu pealt praegu pildistatud. Et ise seisan seal peal. Ja see on teises suunas. See üles paisutud ala minu selja taga või seal, kus vesi on. Ja kohe siin kõrval on täpselt selline mets. Ma arvan, et sellest kraavist ka 30-40 meetrit on kohe sinna raba männik ja see üldse arvad, mida oleks juhtunud. Ja nüüd olen selle koha peal. Tulen ülevalt natukene alla. See eelmine koht on minu selja taga praegu või siin all. Vabandust, ma olen siin. Jah, ühesõnaga. Nii, praegu eelmine koht on seal üleval, et aru saada, mismoodi see kahvel läheb, et siin argnes 2. Ja nüüd lähen siia selle paisu kohale ka. Et siin on näha, et kui laial alal siis see nii-öelda on, kus on puid või kus ei ole, see hästi vaheldub ka. Ja kohati see kraav, ma läksin hiljem või astusin edasi ka, kohati on niimoodi, et sa lähedki täiesti kraavi äärde välja ja seal ongi juba kõik elusad puud, et see on ülealt vaade sellest samast paisust. See kraav jookseb seal vasakul, need surnud kased on natuke seal näha, mis oma jalal seisavad. Siin on pais on praegu nii-öelda pildi pealt justkui edasi siit 100 meetrit. Aga ikka teistmoodi näeb see kõik välja. Just et see, et sa visuaalselt ühel hetkel tekib kogemus, et kuhu sa võid astuda või kuhu sa ei või astuda. Seal on ka pais kohe nende esimeste kõrgete kuivanud puude taga. Ja see on nüüd vana, ma eeldan, et ekskavaatori või idee, mis ehitamisel on tehtud ja see on põnev, et kui ma vaatasin, siis
võrdlesin seda, mis oli selle lindi all ja mis on nende nii-öelda rataste või lintide vahe. Seal lindi jälgedes ei kasvanud kanarpikku ja sookailu. Samas kasvas seal jõhvikas, küüvits. Need teised taimed olid kõik seal keskel olemas, ehk nende jälgede peal hetkel veel ei kasvanud kanarpikku ja sookailu, mis nagu mujal oli olemas. Aga jõhvikat oli ja küüvits laiutas ja siin on jah, liigume mööda kraavi edasi. Ja nüüd see koht. Aeravotalt on näha, augud. Nii. See on siis 10 aastat, et jäljed on ikkagi maastikul näha. Ta on natuke teises suunas tehtud. See on nüüd see sama pais, need augud on praegu seal nii-öelda paremal pool. Ühele poole, teisele poole. Nii, ja siin on nüüd, ma ütleks, et minu lemmikala. Mis need ääreala metsad oli ja kui seda kõrguskaarti vaadata, et kogu see vasakpoolne osa on ju palju allpool, et need olid minu jaoks selgelt kõige ilusamad kohad. Eks oli sääski, kohati oli siin ka hästi palju käpalisi. Ma ei tea, kas see võib lubjakivi all olla. Igatahes oli tõesti mädamuna aisu tuli ja pigem tõesti selline nagu, ma ei tea, ma ei ole looduses nii hea, et kas on need allikasood ei olnud, võis seal olla, ei tea. No igatahes tõesti igasugu mõnusaid lilli, taimi kasvas, sellist spetsiifilist lõhna tuli. Ubaleht oli endiselt igal pool hästi palju. Siin tuleb päris pikk panoraam. Ja võib-olla selle pildiga teeks kummarduse Fred Jüssi ees, et Fred ju alati rääkis vaikus kui loodusvara ja just, et see vaikus, et see minu arust võikski inimese põhiõigus olla, et kas või kuskil lõkkekohtadel, et ei oleks müra ja pandaks kell 10 kõik kinni. Aga see on hästi huvitav, kuidas meil aju ka tõlgendab pilte, kus ei ole päikest teistmoodi. Kui te vaatate Fredi raamatuid, siis ma väidan, et vähemalt 90% pilte on tehtud ilma päikeseta. Ja võib-olla on meie ajus, et mul endal on küll võib-olla subjektiivne tunne, aga kui ei ole kirgast päikest, ehk seda valgust, soojusenergiat ei tule, siis ka metsas on tegelikult natuke vaiksem. Et võib-olla territooriumi pesitsu ajal on teistmoodi, aga kuidagi selline sompus ilm sellele vaikelule, et ta kuidagi sobib rohkem või metsale rohkem või õigemini, kui on sompus ilm, siis pildid tunduvadki vaiksemad. Ja minust Fredi pildid hästi palju nagu seda kannavad. Ja puhtalt visuaalselt ju, kui sul on nii detailne pilt nagu siin on ka, ma arvan, et umbes kas 300 miljonit pikselit, midagi sellist, kui ägeda suure pildi sellest saaks. Siis kui iga see detail enda taha jätaks veel päikesest nagu kirka tumeda varju, siis esiteks see suurt panoraami ei paneks kokku ja just, et ta läheb nii kirjuks, et kuidagi aju tõlgendab see teistmoodi. See on meie Mihkliga koos rännakud. Siin oli jah see tõeline kihulaste paradiis. Et jah, need ääres olevad need lodu ja soometsad, see oli üli äge. Vaadake, mis taimestik siin on. No väga tihti ei näe sellist asja või et kuidagi sellist lopsakust natuke ongi nagu Eestimaa džungel või. Et minu jaoks jah, kuidagi nii ühest küljest nii tänulik, et selline projekt tuli see sama RMK töö, et see 8 punkti, aga see viis hoopis mingi teise asjani, et võin öelda, et ühte raba natuke tundma, kuigi kolmandik on ju veel käimata. Ja kõiki nurki ei jõua niikuinii läbi käia, aga jah, see on. Ja tagasi õnneks sellest hullumeelsest kohast seal üleval, et siis tegin teise ringi ja seal on üks Kopratamm, mis on ka Google Mapsi kaardi peal näha. Ja see ongi viimane vaade kuskilt drooniga, kuskilt kõrgelt. Ja see loodus on eriline. Ja mõnes mõttes, kui niimoodi natuke kuidagi kõrvutada või võrrelda ja mõelda, et loodus on näiteks keel, siis teie kõik olete ju selle keele filoloogid.
Te võite iga selle sõna sealt lahti murda ja öelda, et kust kohalt tuleb sõna lepp või minna iga sõna taha või et mis see väljend tähendab või kus kohas on seda kasutatud. Aga samas seda sama keelt kasutavad ka need, kellel on võib-olla 3 klassi haridust ja kui nemad ütlevad sõna kallis või armas, siis et kes see ütleb, et see filoloog on targem. Ühesõnaga, mõte on see, et ma usun, et loodus on nii universaalne asi, et me kõik tajume seda erinevalt. Meil kõigil on kallid seal erinevad asjad, et teie tunnete seda peensusteni, aga see on mitte õudselt, aga selline keeruline asi, mille üle üldse kuidagi vaielda ja inimestel on seal kõigil mingi oma kokkupuutepunkt. Keeruline jutt tuli välja. Aga jah, ühesõnaga loodus on äge. Aitäh!